Tere kõigile, ma nüüd vaatan, kuidas ma siin puldi ja kõige vahel liigun. Ma uurin, et kuna minu ettekanne peaks 3 minuti pärast lõppema kava järgi, et kui kiiresti ma peaksin seda proovima teha. Et nii, ja siis on see, et mul on hea meel teid kõiki näha ja ma täna katsetan teiega ühte asja, kuna nüüd 9. mail ERMis tuleb konverents Eesti Rahvuslik Lasteaed 120, ma ei tea, kas te olete kirja juba pannud, seal me proovime teha nii, et meil on slaidid, meil on videod, meil on mentimeetrid ja ma proovisin nüüd ka kõik need korraga panna, mis tähendab, et ma ronisin siia üles ja kas sellest kõigest midagi välja tuleb, seda me kohe vaatame ja täna siis ettekande teemaks on siis lugemisoskuse toetumine LAK-õppes, ma vaatan nüüd, kohe hakkab vist ka siia ekraanile ilmumas asi. Ja mõnes mõttes see on nagu väga lihtne asi, et kõik teavad ju, mis see lugemisoskus on ja kuidas seda toetada, et mis see LAK-õppes siis teistmoodi on. Ja ongi nii, et miks lugemisoskust üldse vaja toetada? Loomulikult, see toob elus palju asju kaasa, aga vaatame siis natuke LAK-õppe kontekstis. Kas see mikrofon nüüd töötab? Et ei lähe ühtemoodi, siis läheb teistmoodi. Ja et lugemisoskus on muidugi hästi tähtis ja mida see annab elus, töös, kõiges väga palju, õppimises ka väga palju. Ja kui me LAK-õppes lugemisoskusest räägime, siis kas ta nüüd on poole kiirem ka, see video? Et pange ta topelt tempo täpselt, et siis muidu me ei jõua aja sisse, et ühtepidi me saame selle kaudu palju õppida, aga teistpidi on see, et kui ma nüüd kirjalikku teksti enda ümber näen, enda ümber saan, siis ma saan ju sellist rikkust, mida ma tavaliselt ei saa, sest kirjalikus tekstis sõnavara on palju keerulisem ja seda saab eelkõige ainult lugemise kaudu ning kõik need grammatilised asjad, näiteks mul oli üks Hollandi tudeng, ta ütles, et selgitamaks seda nähtust. Ma mõtlesin, sa oled 2 aastat eesti keelt õppinud, kus sa selliseid sõnu kasutad? Ma lugesin Tammsaaret. Müts maha, selge, luges Tammsaaret. Et kogu see keelerikkus tulebki kirjalikust tekstist ja muidugi LAK-õppest tuleks lihtsustada seda, aga samas need autentsed sõnad, eriti kui me pärast lähme töötuppa, kus tuleb ka luule ja laul, seal on ju väga keerulised tekstid. Neid muidugi korratakse palju ja mis sealt siis tuleb välja, ongi see, et meie sõnavara saab rikkamaks, meie grammatika saab rikkamaks, meie keelest arusaamine muutub hoopis paremaks, nii et iga kord, kui nüüd mingeid tekste vaadatakse, ükspuha, mis aineõpetaja sa siis oled või lasteaiaõpetaja, siis see on meelega siis rikkuste kasvatamine. Ja õpilastel on ka põnev vaadata, ütleme, rahvaluule teksti kuskil kirjutatuna, et sellised huvitavad sõnad. Nii et esimene asi, mis meil siis keeleõppes, LAK-õppes, ükspuha millises aines, ongi teadlik sõnavara rikastamine. Ja nagu näete, minu slaidid ma tegin siis joonistuseks, mida Grünel on ka koostöö Kati Oravaga. Kati Orav oli meil haridusinnovatsiooni tudeng, kes tuleb homme teiega rääkima. Mida veel saab? Inimene ei suuda ju kõike meeles pidada. Me täna teeme teiega ühe katse ka, et kui on palju teksti, kui sa jälgid teksti, kui sa tahad midagi muud veel vaadata, ei jää meelde. Siis, kui ma millegi kirja panen, siis see asi on mul mälus ja mul on mälus tugi. Näiteks, kui ma õpin, ma tulen kuskilt maalt ja ei tea eesti keeles lihtsaid sõnu isegi, et tahan rääkida kodust, siis kui mul on ees silt, tekst, mida ma saan vaadata, see on kodu, võib-olla on pilt ka visuaalsellega seotud, siis mu mälu ei pea nii palju mõtlema. Ma mõtlen, mida ma räägin oma kodust, emast, isast, koerast, kõigest sellest ja tekst on siis mälutugi, lugemine aitab. Ja siin samamoodi mul on ka tekst koos pildiga koos, siis loomulikult aitab see siis sellist arusaamist tekitada, et ajus läheb mingi asi põlema, näiteks ma vaatangi, emad, isad, lõpus nõrk tee, kui on palju, tuleb nõrk tee, võib-olla ma vaatan midagi palju keerukamat, nagu siin alguses oli, vaatangi vulkaanid, magmad, laavad, mingid asjad, mul on pilt juures, see ongi see asi. Nii et lugemine aitab arusaamist toetada, lisaks sellele aitab ta, kui me nüüd mõtleme, et me paneme kokku neid erinevaid teadmisi, siis tulevadki sellised erinevad nagu telliskivid ja
sain ühe termini juurde, saan teise juurde ja niimoodi me seda teadmise süsteemi tekitame ja siin on veel hästi tähtis, et kui nad nüüd lakkõppe lapsed õpivad eesti keeles mingi asja kohta, ütleme vulkaanide kohta lugema, oleks hästi tore, kui nad ka oma kõige tugevamas keeles samamoodi paralleelselt seda sõnavara tekitavad, sest nii see müür tekib, need teadmiste tellised on siis tugevad ja muidugi ainult selline praktiline õppimise funktsioon ei ole isegi lakkõppes lugemisel, vaid seal on hästi tähtis ka see, et see on mitte ainult teadmiste allikas, vaid Grüni ettekanne oli väga emotsionaalne ja samamoodi siis siin, et see võiks olla emotsioonide allikas. Et need on sellised tähtsad asjad, aga nüüd ongi, et ma siis ei näita teile üldse järgmist slaidi, vaid palun järgmist videot, kus mul on siis lakk tittlaps videot. Ja kuidas selleni jõuda? Et kahtepidi, ühtepidi on see, et kui nüüd laps õpib lugemist nii nagu titt, väiksest peale üldse ei oska lugeda, kui paljud teist lasteaiaõpetajad on? Väga paljud. No siis ta võib-olla ei oskagi üheski keeles lugeda. Et siis, kuidas siis lakkõppe lugemise toetamine käib, nüüd tuleb kohe järgmine video, mis on siis vot see pisikene titt. Tema avastab ju maailma väga lihtsalt. Tal ei olegi midagi palju siin avastada. Läheb rõõmsalt ja vaatab, et mingisugused asjad, see on ekraan, siin on inimesed, siin on midagi kirjutatud ja tema jaoks see, et midagi on kirjutatud, pole sugugi keeruline. See on täpselt sama lihtne kui see, kui midagi öeldakse. Nii et kui kuhugi on näiteks mingi sõna kirjutatud, täissõna, kui paljud teist on kasutanud täissõna meetodit väikeste lastega, andke mulle käega märku. Ma arvan, te ei tea, mis see tähendab. Kui ma ütlen sõnasildid, täissõnu, siis kõik paljud teist on kasutanud, kuskil on sõnad. Näiteks mina oma lapsele näitasin väikse peast ema, isa. Kui ta oli 1,5, ta ütles 1,5. Ta luges igasugu sõnu. Ma ei tea, mitmest teist ma uhkustasin, et luges musta kassi tango, aadli preili, täissõnad. Ja nüüd on see, et tal on oma tähed teistsugused. Misha või Maša näiteks panevad pildi, vaatavad. Ahaa, see on tema portree, see on tema kapp. Ja õige väikesed lapsed õpivad ju terve rühma laste nimed niimoodi ära. Et nii, see on Anna tool, see on Peetri tool ja neil ei olegi mingisugust tähtede häälikute asja, nad õpivad seda tervikuna. Ja ma arvan, et olete seda paljud kasutanud, selles ei ole midagi uut. Siis, kui me hakkame juba aru saama, kus on häälik, kus on silp, siis silbikaupu näiteks maame, miimo, muu, väga lihtne lugeda, aga igav. Aga siis me võime teha laulmisharjutust, näiteks laulamegi, et maame, miimo, muu, lapsed laulavad, näitavad, siis keegi näitab teises järjekorras, muu, moo, maame, mi. Oi, kui põnev, vaikselt saavad endale selle koodi kätte ja selliseid harjutusi on ju õige palju. Ning ma arvan, et päris paljudel teil rühmaruumis on ka asjadel sildid, kui palju teil on? Päris mitmel. Et see on ka just see, et näiteks kui keegi ütleb, et mine ukseni, ukse peal on silt uks, tooli peal on silt tool, palmi peal on silt palm, siis ma saan seda sõna ja samas ma vaikselt õpin lugemist. Ma ei mõtle sellele, aga ma tegelikult õpin, ma tunnen selle, no vot, te teate, kõik lapsed oskavad Coca-Cola lugeda ju ja Barbi ja nii edasi. Nad oskavad õigesti hääldada ka, nii et see tuleb väga kergesti. Et see on ka üks täissõna meetodi näide. Ning kui me väikeste lastega teeme, siis saab ka näidata näiteks silte siis, kui ei tohi rääkida. Näiteks teeme mingit mängu, et ma näitan teile sildi seisa, istu, aga ma ei ütle. Ja nüüd on nii, et lapsed peavad vaatama, et mida see õpetaja nüüd näitab. Käsutäitmismeetod põhimõtteliselt, aga natuke teistmoodi. Ja kui õpetaja näitab silti, lapsed teevad seda. Ma tegin näiteks lasteaias väikestega, see oli nii armas, et kogu rühm tegi õigesti. Kui ka ainult 4-5 oskas sealt lugeda. Mis te arvate, kuidas nad siis tegid? Ma küsisin, et aga kus sa tead see, mis teha? Aga ma vaatan, Grüni oskab lugeda ja vaatan, mis tema teeb. Et nii nad õpivad üksteise pealt, eeskuju kaudu ja õige varsti õpetaja näitab seisa, seisan, lõbus kõigil. Ja suurematel lastel samas paljud teist õpetavad neid, kes juba oskavad oma emakeeles lugeda. Eks ole, et
mingis keeles, nad oskavad hieroglüüfe, nad oskavad slaavi tähti ja vaat siin saab siis jälle sisse tuua selle, et nad saavad võrrelda neid kahte keelt teadlikult, et seda asja välja tuua. Ning kuna meie haridus on lapsest lähtuv, siis te peategi vaatama, tavaliselt ühes klassiruumis, ühes rühmas on mõlemad koos. Et mõned, ka siis, kui nad on suured, nad õpivad nagu titad. Et seda meetodit ei tasu isegi täiskasvanutega kõrvale jätta. Et ongi täissõnad, sildid, eriti kui te näiteks hiina keelt hakkaksite õppima. Kohe väga kasulik. Aga samas, kui laps juba ühes keeles oskab lugeda päris kenasti, siis saab siin kasutada neid keelelise teadlikkuse tõstmise meetodeid, et ta selle lugemisoskuse alguse kätte saaks. Näiteks ta saabki võrrelda tähti, mis on sarnased, mis kõlavad sarnaselt, aga võib-olla natukene erinevalt kirjutatud näiteks. Siis teine asi, ta saab võrrelda, mõned tähed on ju täpselt samamoodi kirjutatud, aga neid loetakse eri moodi. See on selline paras mõistatuse mäng, ütleme eesti ja vene keeles kõik teavad. Näiteks üks film oli, kui mu isa oli noor, öeldi, et naine ütles, et lähen filmi vaatama, et Ikiachi. Oled näinud mingi põnev indiaani film? Mis te arvate, mis film see oli? See oli eesti tähtedega kirjutatud. Kuaru. Nii et mõnikord tähed on väga erinevad, kui ta oli nagu väikeste kirjatähtedega. Et sama täht, erinev märk ja siis ka see, et näiteks kui ma midagi olen harjunud lugema, ütleme, ma vene keeles olen lugenud maama, siis eesti keeles ma tahaks öelda laama, aga eestlane loeb lama. Et sellistele asjadele tähele panna, et mõned asjad kirjutatakse erinevalt, rõhk, hääliku pikkus, et see võib tõesti inimesed segadusse ajada. Aga üldiselt on siiski nii, et kui laps saab nagu neid süsteemid teada, sa saab oma oskused ühe keele kirjaoskusest teise keelde ilusti üle kanda. Et siin ongi siis ta nagu teadlikult valab ühe keele teadmised, teise keele nõusse. Nii et kui me nüüd õppijast lähtume, siis arvestades seda, kas ta juba mingeid asju oma keeles teab, siis neid asju tasuks välja tuua ja muidugi, kui ta oskab lugeda näiteks, ma ei tea, araabia või hiina keeles, siis ta võib ise selgitada, et kuidas see tema keeles käib, sest eesti ja vene keelega me saame kõik hakkama, no võib-olla kõik ei saa, paljud noored ei saa vene keelega hakkama enam. Aga just, et see teadmiste ülekanne on siin hästi tähtis, et ta juba mingis keeles oskab lugeda ja on hästi vahva, kui näiteks laps teie rühmas või klassis õpetab teistele ka näiteks araabia keeles, ma ei tea, numbreid või midagi, et ta oskab ju midagi, mida teised ei oska ja mitte kellelgi ei kuku see oskus külge mööda alla. Näiteks üks väike Türgi laps õpetas kõigile, õpetaski tere ütlema, 10 lugema ja kui lasteaiakaaslased läksid siis Türgist turule, oi, nad sai teada alla Indias, kui nad oskasid tere öelda ja numbreid. Et selles mõttes see kõik on vahva. Aga nüüd ma mõtlesin, et selle kirjaoskuse tähtsuse tõestamiseks ma panen teile nüüd siit, või kas minu slaidid seal on, seal ei ole slaide vist, et teen oma YouTube'i nüüd lahti siit arvutist ja me teeme teiega ühe harjutuse. Ja see on siis räpploeng, mis on siis sissejuhatus minu järgmisse kohta, kus siis me hakkame juba tegema räppiluulet põhjalikumalt, aga kuna kõik inimesed sinna tulla ei saa, siis ühe juppi mõtlesin teiega teha. Nii et ma vaatan, kas ma siit saan ilusti ta nüüd käima tagasi. Vaatame. Ja esimene asi ongi, et kas te teate, mis asi on nõkk? Kes teab, kes ei tea? Ja kui ma nüüd ütleksin, et jätke meelde, nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus. Kas jääb meelde? Mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Jääb ka võib-olla meelde. Ja tegelikult õpetajatel on nii hea mälu, et võib-olla jääbki meelde. Aga mina mõtlesin, et kuna nüüd tantsupeo puhul tehakse meil siin tantsu, siis mina laulupeo puhul teeksin teiega ühe väikse 4-häälse regiräppi. Ja see tähendab nii, et need, kes tunnevad, et nad on keskmine hääl, istuge keskel edasi. Kes tunneb, et ta on madal hääl, siis võtke siiapoole. Nii et kui teie nüüd tunnete, et ei ole madal hääl, te võite keskemale minna ja siinpool on kõrge hääl. Nii et te võite liikuda, kus te õigesse kohta, nii et te ei pea, et keskmised on keskel, kõrged, madalad. Aga te võite ka leppida oma kohaga muidugi. Ja nüüd selleks, et näidata, et kirjaoskus on tähtis, ma panin teile siia
pildi, sest et siis jäävad sõnad meelde. Ja proovime siis, rütm on selline. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus ja koos. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt. Kõik teavad, mis on rõkk. Või lasteomad ei tea? Riiklik õppekava, et see on ka see, et kui te õpetate eriti lakkõppes, sõna võib üles kirjutada, aga tasub alati küsida, sest et, ja mis see sättestab tähendab, et neid asju, aga no ma arvan, et teie enamasti teate, mis see tähendabki, et meil on kõik lapsest lähtuv, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos. Nüüd ma saan siit ja tümpsu saate ka sealt panna. Tümpsu võin siit panna. No proovime. Nii, ma vaatan, kuidas mul see asi kõik tuleb. Ja nagu te näete, see asi ei ole üldse nii lihtne. Ma teen siit väikseks, minu tümps. Mu hiir kaob ka kogu aeg ära veel, see on see kahe nurgaga hiir. Nii, ja kus on minu tümps? Nii, YouTube. Ahah, siin. Ja nüüd on nii, et keskmine hääl laulab 2 noodi peal. Võibki lasta järgmise slaidi, ma saangi siit lasta kohe. Nii, ja noot on kirjutatud nii, et kõrgem noot on must, madalam noot on sinine. Nii, et seda nooti loevad kõik hästi lihtne. Ja see liigub siis nõkk on, ma panen vaatama, kui kaugelt, kui kõrgem ja tümps on, siis ma saan õige sellistikus kohe laulda. Saarik on the track. Et algu panengi käima. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval. Meil ajaloos proovime. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos. Ja nüüd on nii, et tegelikult, kes tunnevad, et see kõrgus on talle paras, võivad igal pool istudes ju seda laulda, on ju. Nüüd läheme järgmise slaidi peale, siis mul on madal hääl. Laulab 2 noodi peal. Kogu aeg joriseb madalalt ja korraks läheb kõrgele. Kes tunneb, nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos. Proovime, jah. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval ja kõrge hääl. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Sättestab küll ülevalt pool, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos. Loodan kõrged hääled, jah. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt pool, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos. Nii, kas te olete kõik valinud oma hääle? Nüüd on nii, et madal alustab, siis tuleb keskmine juurde, siis tuleb kõrge juurde ja siis tuleb mina ka juurde. Vaatame, mis välja tuleb. Nii, ma panen noodi ette teil ilusti, see slaid läheb edasi. Nii, madal alustab siis. Hakkame madalaga. Ja nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval. Ja jään laulma ajaloos keskmine. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval. Jään laulma ajaloos. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos ja kõik koos. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõtt öelda polegi nii väga uus. Rõkk sättestab küll ülevalt poolt, kuid ta juured on sügaval
meil ajaloos, super! Võiks kohe ühendkoori teha. Ja nüüd tuleb kogu loeng siis. Nüüd tuleb kogu loeng, te saate kohe kaasa hakata laulma. Ma panen selle eelmise slaidi tagasi. Olen valmis kõik koos. Kõik hääled, igaüks laulab, keegi vait ei ole. Ja. Nõkk on nüüd isaegne õpikäsitus, mis tõttelda polegi nii väga uus. Rõkk sätestab küll ülevalt pool, kuid ta juured on sügaval. Meil ajaloos minu osa õppimine nähtusena on väga kompleksne ja ette ei saa anda siin lolli kindlaid retsepte, mis pasiks igast rühmas ja klassis suvageda laste ette tassid ega õppijad ei ole siis liini peal kastid. Õnneks on meil teejuht, mille koos on loonud Haridus- ja Teadusministeerium ja Tallinna ja Tartu Ülikool. Nõki mudel, mis näeb keerukas, te võite nõkke mudelit näidata esimesel hetkel, kui te ei olema Sherlock, et taibata. Õppijad on selle keskel. Mida rohkem lapsest lähtuvaid lasteaedu ja õppija keskseid koole, seda rohkem liigumegi nüüdisaegse õpikäsituse poole. Ja kõik nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis öelda polegi nii väga uus. Rõkk sätestab küll ülevalt pool, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos. Ja õppija mudeli tuum, kuid ta ümber pole tühi ruum. Kuum on olukord maailmas, isegi tuumaoht kummitab. Me haridus võib olla lapsest lähtub, kuid lisaks on see paratamatult ka ühiskondlik nähtus, peab tagama haridussüsteem, et aastasadu veel jätkusuutlikult kestaks me meel ja keel ja sood ja rabad ja mered ja metsad. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis tõelda polegi nii väga uus. Rõkk sätestab küll ülevalt pool, kuid ta juured on sügaval. Me ajaloos õpiväljundite arvel ei või tingida, kuid kõige otsem tee nendeni viib ringiga. Head suhted on tähtsamadki kui head õpperaamatud. Kui õppija saab kaasa rääkida, siis on ta ka kaasa haaratud. Sellest tuleneb omakorda autonoomne õpimotivatsioon, mis ka paremad õpitulemused kaasa toob. Jah, võib tuupida fakte, nii et pea on pulki täis. Tööses on küll kahte, kuid kahtlen, et siis miski kauemaks meelde ei jäi. Päris õppimine nii ei käi. Seda taipus juba käis, see on näiv, tähtsad on seosed ja õpitu rakendus. Selles seisneski käisi jaoks kooli uuendus, kui ained ja elu oma vahel põimida. Ehk teha keskustust, ehk lihtsalt lõimida. Kui õppija saab avastada, uurida ja küsida, siis ka õpitulemused on püsivad. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, mis öelda polegi nii väga uus. Rõkk sätestab küll ülevalt pool, kuid ta juured on sügaval meil ajaloos. Väga hea! Ja seda me töötaas vaatame edasi, kui te tahate, et inimestele mingi asi eluks ajaks meelde jääks, pange see laulu sisse. Minu tudengid, kellega me seda olen teinud, me tegime kursuse kokkuvõtte, lõimingu kokkuvõtte, väga paljud ütlesid, mida nad eluks ajaks mäletavad. Nõkk on nüüdisaegne õpikäsitus, et kui on mingid valemid, miinusmärk sulu ees, kõik teate, mis teeb, siis neid tasub teha luuletuseks, räpiks, lauluks. Lisaks sellele, siin on päris keerulised sõnad, vähemalt lakkõppe kontekstis. Kui neid nii palju kordi korrata, nad lähevad lihtsateks sõnadeks. Nad jäävad meelde ja näiteks, kui me pedagoogika ajaloos õppisime näiteks, millal sündisid 1896, sündis Šveitsis Jean Berger ja Lev Vygotsky sündis ka Venemaal. Ja jälle, kui sa oled seda läbi laulnud, 200 korda korranud, sa iiale ei unusta ära, millal nad sündisid. Mis on nõki juured päris vanad tegelikult, on ju. 1896 ei ole mitte hiljuti. Nii et sellega ma praegu siis lõpetaksin. Suur tänu teile kõigile, väga kena ühendkoor.